laseb DEA-l Brasiil tegutseda ja ajab Lula Planaltol paanikasse, sest Washington avas rinde, mida Brasiilia valitsus üritas nii kaua kui suutis kinni hoida. Võitlus PCC ja Comando Vermelho vastu lahkus siseturvalisuse aruteludest ning jõudis Ameerika Ühendriikide narkovastase masina huviorbiiti. Võimuga jälitada raha, külmutada vara, teavet ristkontrollida, survestada panku ja sihtida operaatoreid, kes kasutavad Brasiiliat rahvusvahelise kuritegevuse platvormina. Reede hommikul 29. mail 2026 ärkab Brasiilia tohutu poliitilise probleemiga. Trump ei oodanud, et Lula mängu juhiks. Marco Rubio pani hoiatuse lauale ja DEA-l on nüüd rohkem ruumi tegutseda koostöös, luures ja uurimises võrkude vastu, mis on seotud narkokaubandusega. Kes suudab seda edasiliikumist nüüd peatada? Miks reageeris Planalto hirmuga? Kuidas Lula seletab, et võitleb kuritegevuse vastu samal ajal, kui püüab pidurdada Ameerika abi? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Washingtoni otsus ei tähenda, et välisagendid hakkavad Brasiilia föderaalpolitseis käsutama, kuid see tähendab midagi, mis hirmutab Planaltot palju rohkem. Ameerika Ühendriigid hakkavad käsitlema 2 suurimat Brasiilia jõuku kui rahvusvahelist julgeolekuohtu. See muudab uurimiste kaalu, nende võrgustike raha käsitlemist ning suhtlust pankade, sadamate, lennujaamade ja operaatoritega, kes figureerivad kahtlastes marsruutides. DEA tegutseb juba Ameerika territooriumist väljaspool regionaalsete büroode, tõendite vahetuse, luure, koolituse ja kahepoolsete uurimiste kaudu. Nüüd astub Brasiilia sellesse arutellu, olles otse Washingtoni tähelepanu all. Uus asjaolu on praktiline mõju narkokaubanduse vastase võitluse struktuurile. Trump avas poliitilise tee, et Ameerika narkootikumide vastane agentuur saaks survestada seal, kus Lula valitsus oli püüdnud tooni maha võtta. DEA ei pea tänaval sireeniga ilmuma, et kahju teha. See tegutseb raha, marsruutide, koostöötaotluste, andmebaaside, Brasiiliast väljaspool liikuvate nimede ja sidemete kaudu võrgustikega, mis viivad narkootikume rahvusvahelistele turgudele. Planalto palee tunneb lööki, sest Lula ja tema liitlaste reaktsioon ei alanud tähistamisega PCC ja Comando Vermelho vastu. See algas sekkumise hirmu, suveräänsusele viitava kriitikaga ja katsega kujutada Washingtoni probleemina. Just siin leiab parem tiib endale laskemoona. Kui valitsus muretseb rohkem Ameerika surve üle kurtmise pärast, kui selle üle, et tähistada vahendid rühmituste vastu, kes kontrollivad territooriume, pesevad raha ja esitavad riigile väljakutse, siis avalik hinnang muutub laastavaks. Trump paistab silma kui see, kes karmistab haaret. Lula paistab silma kui see, kes üritab seletada, miks see haare võiks olla ohtlik. Marco Rubio väitis, et Brasiilia organisatsioonid on ühed kõige vägivaldsemad Brasiilias. Nende võrgustikud ulatuvad üle kogu piirkonna ja jõuavad ka Ameerika Ühendriikidesse. Sõnum on lihtne. Kui narkootikumid ületavad piiri, kui raha liigub läbi panga, kui vahendaja reisib, kui varifirma liigutab vahendeid radarist eemal, siis pole probleem enam ainult Brasiilia oma. Kuritegevus muutub rahvusvaheliseks. Ja Trump otsustas ka vastuse rahvusvaheliseks muuta. Lula püüdis väita, et võitlust jõukude vastu peaks lahendama ainult Brasiilia valitsus. See lause kõlab hästi poliitilises kõnes, kuid kaotab jõu, kui kodanik vaatab Rio de Janeirosse, Sao Paulosse, piiridele, vanglatesse, sadamatesse ja kogukondadesse, kus paralleelvõim reegleid seab. Kui Brasiilia riik oleks selle ise lahendanud, poleks Washingtonil olnud nii palju poliitilist ruumi sellesse arutellu nii jõuliselt sekkuda. Celso Amorim püüdis leida hädaabi väljapääsu. Ta tunnistas koostöö olulisust sellistes küsimustes nagu rahapesu ja relvakaubandus, kuid lükkas tagasi igasuguse selle meetme kasutamise ettekäändena välissekkumiseks. See ütlus näitab, kui suur on ebamugavus valitsuse sees. Planalto teab, et ei saa avalikult öelda, et ollakse narkovastase koostöö vastu, kuid samas ei taheta ka anda Trumpile seda sümboolset võitu, et just Valge Maja oli see, kes võttis kõige karmima initsiatiivi Brasiilia suurimate jõukude vastu. DEA sisenemine sellesse mängu sihib eelkõige jõukude rahakotti.
hiljutised uurimised Brasiilias on juba näidanud pettuse võrgustikke, rahapesuettevõtteid, mida kasutatakse kattevarjuna ja paralleelseid finantsstruktuure, mis on seotud kuritegevusega. Brasiilia võimud tuvastasid kahtlased finantstehnoloogia ettevõtted, mis väidetavad liigutasid aastatel 2022 ja 2021 umbes 26 miljardit reaali. See number aitab selgitada, miks Ameerika pool muret tekitab. Me ei räägi ainult uimastimüügikohtadest, relvadest favelades ega territooriumite pärast peetavatest vaidlustest. Me räägime rahast, mis liigub finantssüsteemis, kütuses, kaubanduses, ettevõtetes ja transpordis. Operaator, kes kasutab kontot väljaspool Brasiiliat, võib sattuda sihikule. Vahendaja, kes reisib Ameerika Ühendriikidesse, võidakse peatada. Pank, mis puutub kokku kahtlase rahaga, võib olla sunnitud selle blokeerima ja sellest teatama. Ettevõte, mis on seotud kuritegeliku võrgustikuga, võib kaotada ligipääsu äritegevusele ja krediidile. Planalto hirm on samuti seotud valimistega. Flavio Bolsonaro käis Valges Majas, vestles Trumpiga ja väitis, et palus karmimat suhtumist PCC ja Comando Vermelho suhtes. Mõni päev hiljem viis Washington selle meetme ellu. Parempoolsete jaoks on pilt selge. Kui Lula rääkis sekkumise ohust, siis Flavio ilmus välja ja kaitses kohut koos Ameerika Ühendriikide, Euroopa, Iisraeli ja Argentiinaga, et võidelda rühmitustega, mis on juba muutunud rahvusvaheliseks probleemiks. Valitsus võib proovida seda nimetada poliitiliseks kasutamiseks, kuid avalik julgeolek on juba keskne teema miljonitele brasiillastele, kes elavad hirmus ja näevad kuritegevuse kasvu. Alates 5. juunist 2026 muutub olukord veelgi tundlikumaks, sest välismaise terroriorganisatsioonina määratlemine hakkab kehtima Ameerika süsteemis. See suurendab juriidilist riski kõigile, kes toetavad, liigutavad vahendeid, hõlbustavad äritegevust või toimivad sillana nende võrgustike jaoks. Sanktsioon kehtib Ameerika seaduste ulatuses, Ameerika pankades, viisade puhul, nimekirjades ja piiriülestes uurimistes. Neile, kes arvasid, et PCC-d ja Comando Vermelhot saab käsitleda vaid kohaliku probleemina, pani Trump sellele rahvusvahelise pitseri. Lula valitsus satub nurka surutud olukorda, sest iga liialdatud reaktsioon võib tunduda kui kaudne kaitse nendele grupeeringutele. Mugavat vastust ei ole, kui Valge Maja täidab selle tühimiku, mille Brasiilia jättis. Trump sai sellest aru. DEA astub sellesse mehhanismi tehnilise osana, kuid mõju on poliitiline. Lulale tähendab see seda, et katse käsitleda seda teemat ainult Brasiilia sisese aruteluna kukub läbi. Trumpi jaoks on see jõudemonstratsioon. Näidata, et kui kuritegevus ületab piiri, Washington saab bürokraatiast üle. Nüüd peab Planalto valima, kas teha koostööd pealetungiga, mida ta ei kontrolli, või sellele vastu astuda ja maksta poliitilist hinda. Föderaalpolitsei, Justiitsministeerium, Itamaraty ja diplomaatiline valdkond peavad hakkama tegelema kasvavate taotluste, hoiatuste, teabe ja survega. Järgmine samm võib tulla nimekirja lisatud nimede kujul, näiteks Lula, kellega kohtuda. Lula oma, et väljasaatmised, hoiatused pankadele, ühised operatsioonid ja suurem surve narkokaubanduses kasutatavatele marsruutidele. Lula, pankadele, ühised operatsioonid ja suurem surve narkokaubanduses kasutatavatele marsruutidele. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind kursis esmalt rahvusvahelistel kohtumistel ning minu eesmärk on hoida sind hästi informeeritud tõega. Tõde iga päev. Lula, presidendi lingid. Ilusasti välja toodud. Lula, president koguneb. Video. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini kursis. Lula, kõigepealt telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini kaasatud kogukonda. Alves koguneb.